Kuressaare siis taas avatud staadion on nüüd ilusasti töösse saanud, et kuidas te vast valminud staadioni rajakatet hindate? Võib-olla kõige parem mõõdupuu on võrrelda siis just Zürichi rajaga, kus siis oli EM, et ma ütleks, et siin on kindlasti parem rada kui Zürichis. Aga üldse sportimisvõimalusi Saaremaal, et olete varem siin sportimas käinud? Ma viimati Saaremaal käisin üldse, ma arvan, et 8 aastat tagasi, et jah, siin staadionil on ka käinud, aga ma arvan, et igati hea, et Saaremaal on nüüd selline korralik staadion, kus on ikkagi täismõõtmed ja korraliku rajakattega, et ma arvan, et seda staadionit võib julgesti kasutada, miks mitte järgmine suvi, et teha väike laager. Ja 400 meetri jooks on siis teie jooks ka edukalt lõppenud, et kuidas te konkurente hindate? No Marek on ikkagi väga-väga tugev konkurent, et selles suhtes Mareku vastu on huvitav joosta ja ma arvan, et publikule oli ka avavõistluse jaoks päris põnev jooks, et jah, Marek on väga kiire ja tema vastu ma loodan, et saab ka tulevikus joosta. Ja millised väljakutsed nüüd lähitulevikus teid ootavad? No hooaja lõpuni on veel 3 nädalat jäänud ja selle ajaga ka 300-400 tõkkejooksu on veel ees, et kõigepealt tuleb see hooaeg ilusti ära lõpetada, terve püsida ja üritada kiiresti joosta ja siis saab natukene puhata. Ja Saaremaale jääte nüüd kui kauaks? Homme vist proovin isegi golfi mängida, siin on mingi väikene turniir siis korraldatud, et vaatame, mis see endast kaasa toob ja ma arvan, et homme õhtul või esmaspäeval on tagasiminek, aga ma isegi kaalun võib-olla septembris siia natukeseks puhkama tulla. Ja mis teid motiveeris siia tulema? Noh, ma selles suhtes eeldasin, et siin tuleb selline huvitav võistlus ja staadioni avamine, et selles suhtes ma loodan, et mu kohalolu meelitas ka natukene publikut kohale ja see on omakorda hea Eesti kergejõustikule ja spordile üleüldse, et ma arvan, et see oli kõige suurem motivaator. Muutlikud ilmastikuolud on nüüd mõned katsed siin küll nurjunud ja vahetult enne 400 meetri jooksu siis hakkas ka vihma ladistama. Kas see ka teid mõjutas? Ma arvan, et meid väga ei mõjutanud, sellepärast, et meie jooksu ajal oli veel täitsa tipp-top ja siis nagu meie finišiks tuli see nagu see kõige suurem nii-öelda vihm alla, et siis nagu rahvas jooksis kõik nii-öelda varju alla. Aga ma arvan, et ei, isegi soojenduse ajal oli veel kerge päike väljas, et see, eks ma arvan, et kindlasti oleks võinud nagu natuke varem olla see kogu võistlus, et siis ta oleks nagu kogu suures plaanis nagu paremini välja kukkunud, aga ma arvan, et korraldus on tipp-top, rahvast oli väga palju kokku, mis on väga selline positiivne nähe ja uue staadioni avamine kindlasti ja kindlasti see minu Rasmuse jooks oli selline, mis oli nii-öelda meelehärmi tekitas ja kindlasti siin veel alad, mis odaviskad värgid, et ma arvan, et väga hästi korraldatud ja mulle tekitas ka see omamoodi sellise hea emotsiooni jälle, et Rasmusega ei ole jälle aasta aega jooksnud, et eelma aasta Estikatel sai nagu joosta tavalist 4, et ta nagu pigem teeb tõkkejooksu ja natuke teine ala, aga ütleme, jooks iseenesest on selline, ütleme, et peale Euroopa meistrivõistlust on ikka suhteliselt raske ennast kokku võtta, et selline kerge nagu pingelangus tekib ikkagi ja sellest ei ole nagu üle saanud veel, et ma arvan, et siin võib selle jooksu ikka rahul jääda, et 46,5 ikkagi sellise suhteliselt rahuliku algusega ja suhteliselt pingelangusega selline jooks teha on täitsa tipp-top, et see näitab ikkagi, et Rasmus on ikkagi maailma tasemel praegu ja mina olen selline, ütleme, et natuke üle Eesti keskmise taseme, et võitis ikkagi see, kes on hetkel nagu parem mees, kuigi nagu päris jooksuks see nagu ikkagi ei läinud, et aja peale me kumbki jooksma ei läinud tegelikult. Kas uus staadioni rajakate äkki kompenseeris natuke seda halba ilma? Ei, kindlasti ei. Rajakate mulle millegipärast väga meeldib, kui kõik küsivad, et kas on liiga pehme või kas kuna tegemist ei ole Mondoga, kas on siis kas on õige asi. Minu meelest on väga tipp-top, just treeningu mõttes on väga hea ja võistleda on siin ka täitsa nagu ideaalsed tingimused, et kui selle tuulega saaks midagi teha, et siis et lõpus see tuul oli ikka päris raske, aga ei, muidu võib rahul jääda. Aga suuremad võistlused on juba konkreetselt midagi paigas? Ütleme, et sees on siis EM Prahas, et seal on nagu nii-öelda
võimalus jälle finaali pääseda ja siis ka miks mitte poodiumile, et kuna sisse lastakse vähem võistlejaid peale, siis on jällegi see konkurents selle hõredam. Ja muidugi järgmine aasta Pekingis välis MM tähendab maailmameistrivõistlused, et seal sinna kindlasti jooksu minna.